Päevakorrapunkt number 5 näeb ette Elva linnavolikogu määruse number 19 hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldaja toetuse maksmise korda Elva linnas ja selle muutmist. Ja palun ettekandjaks uuesti Alo Rebane. Antud eelnõu siis puudutab järjekordselt rahalisi numbreid, et kui nüüd natuke ajaloost rääkida, siis omavalitsustele tuli hooldajate määramine või ütleme hooldaja määramine ja lisaks siis ka veel hooldajatoetuse maksmine alates 1. aprill 2005. Enne seda oli hooldaja määramine omavalitsuse ülesanne, aga hooldajatoetust maksis pensioniamet, praegune siis Sotsiaalkindlustusamet. Ja ütleme, valdavalt siis tol korral 2005. aastal omavalitsused siis sidusid hooldajatoetuse maksmise samaväärselt riigiga, nagu oli riik siis varasemalt menetlenud, et on iga aastal riigieelarvega kinnitatakse siis ka sotsiaaltoetuste määr ja sügava puudega inimese puhul siis oli see 100%, mis oli siis omal ajal 400 eurot ja praegusel juhul siis 25,56 eurot ja raske puudega inimese hooldajal oli 240 eurot või siis 15,34 eurot. Et Elva linnas on need määrad püsinud siiamaani, aga nüüd antud eelnõuga siis seoks meie toetused lahti siis sellest riigieelarve terminist, et sotsiaaltoetuse määr ja kehtestada siis kohe konkreetsed summad hooldajatele, mis oleksid siis meie ettepanekul raske puudega inimese puhul siis 20 eurot kuus ja sügava puudega inimese puhul 30 eurot kuus. Ja praegusel hetkel on meil siis vormistatud hooldus linnaotse korraldusega ja makstakse hooldajatoetust siis 75 inimesele, kellel on raske puue ja 66 inimese puhul, kellel on siis sügav puue. Et samamoodi eelnõu on läbi arutatud sotsiaalkomisjonis ja on vastavad summad juba olnud eelarve esimesel lugemisel eelarvesse sisse kirjutatud. Ja kui tuua võrdlus siis meie naabervaldadega, siis ka ütleme hinnaliselt, kui ütleme summa suuruse puhul oleme me proportsioonis teistel meie ümberkaudsete omavalitsustega. Aitäh, kas on küsimusi? Küsimusi ei ole, paneme nimetatud eelnõu hääletusele. Kes on selle poolt, et vastavalt Alo Rebase selgitustele Elvas hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldaja toetuse maksmise korda sellisel kujul muudetakse, palun anda käega märku. 17 poolt häält, seega on ka see otsus ühehäälselt vastu võetud.